Värska alevikus on kavas taastada väikelaevade sadam, mis kujuneb Peipsi ja Lämmijärve Eesti-poolse veetee lõppjaamaks, kus saab teenindada kuni 20 meetri pikkuseid aluseid. Umbes 500 000 eurot maksa sadama rajamisel saab Värska vald toetust Euroopa Liidu Eesti-Vene koostööprojektist, kuhu on kaasatud omavalitsusi Peipsi mõlemalt kaldalt. Projekti siis selliseks ideeks on see, et Peipsi saaks meil korda rohkem. Eestlaste tegevused on väga selgelt just sadamate ja niisuguse turismi suunitlusega, siis Vene poole tegevused on väga selgelt siin veel kanalisatsioonide ehitusega ja siis ka natukene paadi või sellise laevaliikluse parendamisega. Värska sooviks endale siis siin vanas sadama kohas taastada sadamat. Siin on looduslikult hea nagu olukord, sest siin on süvis, on paatidele hea, läheb kohe kiirelt sügavaks. Tahame teha, et siis meil saavad niisugused 20 meetrised ka laevad siin sadamas maabuda ja teha ka väikepaatidele nagu niisugune siis hoidmiskohta ja maabumiskohta. Ma arvan, et see on nagu turismi võtmes Värskale jällegi väga tähtis, et me oleme nagu, tahame kuurortpiirkonda ülespoole tõsta või nagu jällegi väärtustada, tahame oma pärandkultuuri hoida ja siia saaksid nad väga hästi kõik see, just see laevaliiklus ja paadiliiklus nagu lõpp-punktina või kõige lõunapoolsema punktina nagu siia jõuda. Kust need paadid ja laevad siis tulema hakkavad? Hakkavad nad Pihkvast ka tulema? No esialgu kindlasti ei, sest ikkagi see piir on see, mis nagu on ju takistanud ka Tartu-Pihkva laevaliikluse käivitamist. Ei ole neid piiriületuskohti ja see on riikidevahelist lepingud, mis meil teadaolevalt väga hästi ikkagi nagu ei lähe. Sellele vaatamata usub Kudre, et Värska sadam saab ka Eesti paadituristide seas küllalt populaarseks sihtkohaks, sest laevaliiklus Peipsil on kasvamas. Kui vaadata Peipsi ja Lämmijärve neid olemasolevaid sadamaid, siis on ikkagi statistiliselt ja silmaga näha, et need sadamad on nagu oluliselt täitunud paatidega. Et minna siin, mis sadamad olemas on, need on sisuliselt paate täis ja iga aastaga tuleb neid juurde. On siis nad väikesed kalapüügi alused või inimese niisugused lõbusõidu alused, aga neid igal juhul tuleb juurde. Koos sadama ehitamisega plaanib Värska vald rajada ka sadamast lähtuva promenaadi, mida mööda oleks võimalik kõndida kuni Värska kiriku juures asuva allikani. Selle sadamaga seoses tahaksime ka tegelikult seda Värska lahe kallast avada nagu promenaadina ja ehitada siia väike promenaad. Kui uhke ja milline ta tuleb, see on veel kõik natuke nagu lahtine, aga ma arvan, et see idee on nagu ka rahva poolt natuke vastu võetud ja siit samast sadamast algab ja ta läheb kuni siin kiriku all on üks allikas siit järve kallast pidi edasi ja ma ise nagu küll väga loodan, et see on selline nii kohalikele elanikele kui ka võib-olla meie külalistele selline väga mõnus ja käimiskoht ja tulevikus just ka see, et kohalikud elanikud ka hakkaksid seda kasutama ja ma arvan, et see tõstab ka kogu Värska aleviku muljet ja sellist väljanägemist. Millal siis ehitused pihta hakkavad? Ehitusi on planeeritud 2018–2019 ja ma olen väga optimistlik, et nüüd sõltub sellistest hangetest ja nagu meil ikkagi, et kas me saame need väga ruttu ja kähku tehtud või läheb nendega aega ja võib-olla sadama osas ongi meil kasulikum ehitada teatud asju nagu talvisel perioodil või sellisel külmal perioodil osalisi asju, nii et see tuleb ka vaadata, et milliseid ehitustöid, mis perioodil teha saab.